Tere hommikust kõigile. It's time again. Thank you What so has God much. given? And wonderful to be here like always. Et jälle tore on olla nagu alati. Growing stronger and stronger and stronger in the Lord. Kasvame isandas kogu aeg aina tugevamaks. Discovering many things that God has brought on the surface that we may know. Et avastame kogu aeg uusi asju, mida Jumal toob pinnale, et me seda mõistaksime. And walking and hearing his thoughts and whispers. And this is what we'll be talking about. Kogu aeg kuuleme tema sosinaid, tema häält. Yeah, we did the ancient boundaries of holiness. Me oleme rääkinud iidsetest muistsetest pühaduse piiridest. Yeah, I understand and I know that you dwelt into that and God is revealing more about that. Ma tean, et Jumal ilmutab rohkem ja rohkem selles kõiges. And I think last week was signs and wonders and scriptures that we got from the book of Acts. Ja eelmine nädal me vaatasime imesid ja tunnustähti apostlite tegudes. And today I want us to dwell into something, how to draw near to God. Ja täna ma tahan rääkida, kuidas tulla Jumalale lähemale. Very important subjects that I've discovered. Et ma olen avastanud, et see on ülioluline teema. And it cannot help us to draw away from God. Ja meile ei tule kasuks see, kui me vajume Jumalast eemale või tõmbume eemale. God wants us to draw near to him. Jumal tahab, et me talle kogu aeg lähedale läheksime. And when we draw near to him, Kui me läheme talle lähemale, he draws near to us. siis tema pöördub ka rohkem meie poole. The book of James 4:6. Ja vaatame Jakobuse 4:6. I think you are familiar with it and you know. Te teate seda salmi. James 4:6. Jakobuse 4:6. Says, Ja seal öeldakse nõnda. yeah, wonderful. Yes. James 4:6 says, Do you want to read? yes, you can read. Aga ta annab veel suuremat armu. Seepärast ta ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele ta annab armu. Yeah, but he gives us more grace. Ta annab meile rohkem armu. God opposes the proud, Jumal seisab vastu uhketele, but shows favor to the humble. aga näitab soosingut alandlikele. And when On you inglise continue keeles. with verse 7, Ja kui sa loed 7. salmi, he says, submit yourself then to God. alistuge siis Jumalale. Resist the devil Pange vastu kuradele and he'll flee from you. ja ta põgeneb teie juurest. Verse 8 says, come near to God Ja 8. salm, tulge Jumala ligi. and he will come near to you. Siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamed te hingelt kahestunud. Yeah, so that is what God is saying today. Et see on see, mis Jumal ütleb. Yeah, what I want to say is that it's very important for us to have this in mind. Et mis ma tahan öelda on see, et see on väga tähtis, et me peame seda meeles. That our role is to draw near to God. Et meie roll, meie ülesanne on tulla Jumala ligi. This is one of the major role that we can do drawing near to God. See on üks meie kõige suuremaid põhiülesandeid, on otsida tema lähedust.
Because one thing that is said also in Hebrews 11:6, sest Hebrealastele 1:6 ütleb, whoever draws near to God kes iganes tuleb Jumala ligi, must believe ta peab uskuma, that he exists. et ta on olemas. You know, that is a point that I never came to. I read Hebrews 11:6 many times, Ma olen ju palju lugenud Hebrealastele 1:6, aga ma ei ole seda kunagi näinud seal. but I looked at the word existing as just a general word that we look Ma at. lugesin seda niimoodi lihtsalt kuidagi üle libisedes, et kes tema juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas, et noh, pole midagi. When you say this thing exists, what do you Kui sa, mean? aga nüüd, kui sa mõtled sügavalt järele, kui seal on öeldud, et Jumal eksisteerib, inglise keeles on, et Jumal on olemas, ta Or, eksisteerib or päriselt. I exist in this city. Kui ma ütlen, et mina eksisteerin siin linnas, ma olen olemas siin. It means everyone has means of touching me, looking at me, and experiencing my presence. Et kui mina olen füüsiliselt kohal ühes linnas, siis on igalühel võimalik tegelikult mind näha, mind käega katsuda, sest ma olen Because olemas. because far from the people, Sest inimestest kaugel, you are not existing. siis sa nende jaoks ei eksisteeri. If you cannot be seen or people cannot see you around, Et kui inimesed iial sind ei näe ega kuule, nad ei tea sust midagi. there are times they ask, do you exist? Are you around? Siis nad ei tea üldse, kas sa oledki enam olemas, nad võivad küsida, et oled sa üldse olemas enam. So now Hebrews 11:6 says, he who draws near to God Et Hebra 11:6 ütleb, et see, kes tuleb Jumala ligi, must believe. peab uskuma. Where do we base our faith? Et kus meie usk on? Faith is a substance of things hoped for. Ja usk on meie nende loodetavate asjade substants. The evidence of things not seen. See on tõestusmaterjal, tunnistus selle kohta, mida ei ole näha. So if I'm drawing near to God, Nii et kui mina tõmbun Jumala juurde, in me, siis minus, inside me, minu sees there is a sense of his presence. on see tunnetus tema ligiolust. Because with me, he exists. Sest et minu jaoks on ta olemas ja ma kogen, ma tunnetan tema lähedust. And I know him. Ja ma tunnen teda. I feel him tangibly. Ma tunnen teda lausa füüsiliselt. And I cannot miss his presence. Ja ma ei kaota kunagi tema ligiolu. You cannot doubt his presence. Ja ma ei kahtle tema ligiolus. Because you know and I know that he exists. Sest et mina tean kindlalt, et tema on olemas, ta eksisteerib. And he says he gives rewards to those who seek him. Ja siis ta ütleb, et ta annab tasu või ta premeerib või tasustab neid, kes teda otsivad. He reveals himself in a very tangible way. Ta ilmutab ennast neile väga selgetel viisidel. Peter and John experience. Peetrus ja Johannes kogesid seda. Do you know that experience of Peter and John? Kas sa tead, mida nad kogesid? You know, and then he said, what you are looking for, silver and gold, we don't have, but what we have. Nad ütlesid seal ilusas väravas sellele halvatule, et hõbedat kulda meil ei ole, aga mida meil on, seda me anname. So inside us, Nii et meie sees on, if we always drawing near to God, kui me kogu aeg oma sees tõmbume Jumala ligi, there is a sense of his presence. Siis me kogeme tema lähedust. And we move with his rewards.
ja meie elus on kogu aeg need tema õnnistused, We can tema move in tasu. Peter. We can move in Peter and John experience, Me võime elada Peetruse ja Johannese elu, nende kogemust, where we speak to everything that God wants to speak, and it is done. kui me ütleme midagi, siis see ka sünnib. And this was so good to me when I looked at He exists. Et mul oli nii suur rõõm seda avastada, mis seal ütleb, et me peame uskuma, In et ta on Hebrews olemas. 11:6. Et kes tema juurde tuleb, peab uskuma, et ta on reaalselt Then sinu I, jaoks then olemas. I said in my inside me, I said, "Wow, Lord, we never saw this." Ja kui ma nägin selle salmi sisse, siis ma ütlesin, et vau, Jumal, ma ei ole kunagi You are seda niimoodi all the näinud. time. You know, I came to discover that He's all the time with us, not only with what we say with our mouth. Et ma avastasin, et see tähendab, et ta on kogu aeg koos meiega, mitte ainult selles mõttes, et me oma suuga seda välja ütleme. Because most of the times we say it casually, where two or three are gathered, He is in Me their lihtsalt midst. kordame neid selliseid stamplauseid, et kus 2 või 3 on koos tema nimel, seal on tema nende keskel. But it is more than that. Aga see on rohkem kui seda. When we draw near to Him, Kui me tõmbume tema poole, tema ligi, we move, siis me liigume, we live me elame in Him, tema sees and we have our being. ja kogu meie olemus on temas. Wherever we are, Kus iganes me oleme, He exists with us. tema on olemas meie jaoks, tema on koos He meiega. gives us every benefits. Ta põnistab meid kõige heaga, That is really required for us. mida meil on eluks vaja. And when you read Psalm 73, 73 verse 28, Vaatame laul 73. the book of Psalm 73, verse 28. Ja 28. See on Yes. siis viimane salm laulus 73. Yeah, verse 28, I think the last verse. Ja, that's the last verse. He Aga says, ta ütleb, yes, you can go ahead. You can go ahead, please. aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Yes. Yes. But as for me, it is good to be near God. Inglise keeles ütleb, aga mulle on hea olla Jumala ligi. I have made the sovereign Lord my refuge. Mina olen teinud suveräänse Jumala oma pelgupaigaks. I will tell of all your deeds. Ma räägin kõigist sinu tegudest. And so this is what the writer was saying. Siin on siis, mida see laulu autor ütleb. But as for me, Aga minu jaoks, in other words, he was saying, I don't know about you. see ütleb tegelikult ka seda, et ma sinu kohta ei tea, aga minu õnn on, et ma olen Jumala ligi. You know, I don't know about you, but as for me, Sinust ma ei tea, aga minu õnn on selles, et it ma is olen good tema to be ligi. near God. Et mul on hea olla Jumala ligi. It is good to have God on my heart all the time. Minule on hea, et mul on Jumal kogu aeg südames. It is good to think about Him. Ja mulle on hea kogu aeg mõelda temast. It is good to move in Him. Ja mulle on hea, et ma teen ja liigun Yeah, temas. this is what was coming to me as this statement came. Et seda kõike ma mõtlesin siis, But if kui you- ma selle But if you avastasin. go back to verse 27, see 27, go back to 27. Vaatame ka 27 salmi siinsamas laulus. It says, those who are far from you will perish. Sest vaata, need, kes sinust kaugel on, need hukkuvad.
and you destroy all who are unfaithful to you. ja sa hävitad kõik, kes on sulle ebaustavad. Yes, indeed. So those that are far off from God, they perish. Need, kes on Jumalast kaugel, need hukkuvad. There's a lot that happens Ja väga palju asju juhtub, if you are far from God. kui sa oled Jumalast eemal. A lot of trauma, a lot of torture, a lot of those things that Palju happen. piina, palju traumasid, palju halba juhtub neile, kes on temast eemal. Depression, you can mention quite a Depressioon. number of them. Sellised asjad tabavad neid, kes jäävad temast kaugele. The only medicine Ainukene ravim is getting closer to God, on tulla Jumala ligi. regardless of what is surrounding you. Olenemata asjaoludest, mis iganes sinu ümber sünnib. It takes care of everything. Tema kannab hoolt kõige eest. And one thing is true. Ja üks asi on tõsi. That is said through Proverbs 4:23. Õpetussõnad 4:23. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Yes, indeed. 23 says, above all else, Inglise keeles ütleb üle kõige muu, guard your heart. valva oma südant. For everything you do flows from it. Sest kõik, mida iganes sa teed, voolab välja su südamest. So when we get closer to God, Nii et kui meie läheme Jumalale ligemale, He helps us to take care of our hearts. Siis tema aitab meil oma südant valvata. Because by drawing near to Him, Sest kui me läheme tema ligi, He makes sure siis ta hoolitseb selle eest, that we attain every benefit et me saame kätte kõik, mis meil on vaja. that is in drawing near to God. Mis iganes on Jumala läheduses. I started asking myself in the prayer trail that I have, because I'm praying for those days. Et mul on see palveaeg praegu ja ma mõtlesin nendele asjadele. And I asked Him, I said, Lord, what is the benefit of drawing near to you? Ja ma küsisin nagu, et mis hea on kõiges selles, kui me tõmbume sulle ligi. Am I not just troubling myself, praying and all those? Võib-olla ma teen lihtsalt iseendale tüli, et ma kogu aeg nii palju palveks aega võtan. You know, those thoughts come into our minds. Et vahel tulevad sellised mõtted, et mis kasu sellest kõigest on, et kogu aeg nii palju palvetada. Sometimes we do it like a tradition. You know, I'm a prayer person. I need to pray. I need just to pray, you know. Vahel on see lihtsalt meil selline rutiin, selline traditsioon, et ma olen palveinimene, ma pean kogu aeg olema palves. But I've asked God, I said, Lord, I started praying a long time. Ma ütlesin Jumalale, et ma olen ammu palvetanud. But what is the benefit of drawing near to you? Aga mis on kasu sellest, kui me otsime su ligidust? Then He gave me two scriptures, Hebrews 4:16 Ja and siis ta andis Hebrews 4:16 mainly. Siis ta andis mulle Hebrea 4:16. Yeah, I think we'll draw on that and we will conclude with that. Hebrews 4:16. Nii, kohe leiame. Can you read it? Hebrews 4:16 says, let us then approach God's throne. Nii, ja ütleb siis nõnda, läki siis julgusega armu aujärje ette. So let us simply means gives an effort of seeking God. Kui ta ütleb let us, et lähme siis, läki siis on eesti keeles. Yeah, let us See on gives üks me, pingutus siis, üks otsus. yeah, it's like action. I should not just stay.
see on üleskutse, et ärge jääge siis sinna paigale, et läki siis, no teeme otsuse ja lähme. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Lähme siis enesekindlalt Jumala armutrooni ette. When we approach God's throne with confidence, kui me läheme tema armutrooni ette we, enesekindlalt, we will receive mercy siis me ka saame tema käest seda halastust and find ja grace me leiame armu, to help us in our time of need. mis aitab meid meie vajaduse ajal. Very important. I discovered, I said, Lord, this is so good. You know, I don't even waste my time then. Siis ma nagu nägin selle sisse, et ahaa, siis see ei ole lihtsalt aja raiskamine, et päriselt ka siin on see kasu, siin on see arm, kui me otsime ja pressime tema ligi olla. Because in some people's minds, Sest mõne inimese mõtetes they think being here in the morning receiving God's word is just a sheer waste of time. et mõne inimese arvates see, et me siin hommikul kokku saame, et see on lihtsalt üks mõttetu aja raiskamine. And I think God is demanding a lot from them. Ja nad arvavad, et kuule, Jumal ikka nii palju ka meilt nõuda ei saa. But there is a greater benefit, I can tell you. Aga ma ütlen sulle, et selles on üks suurem kasu. There is a greater benefit in giving yourself sacrificially to God. Selles on üks väga suur kasu, kui sa tood ennast ohvriks Because selles osas. the more we approach God's throne, Sest mida rohkem me Jumala trooni ette läheme või rohkem tõmbume tema ligi, we receive mercy. seda rohkem meile eraldatakse seda halastust ja armu. There are two words that were very exciting to me when I read this verse. Need kaks sõna vaimustasid mind, Receive et me saame, me võtame and vastu find. ja me leiame. Siin on need kaks sõna, me saame ja leiame. There are two words that are protruding together. Need kaks sõna tulevad siit esile koos. And it says, so that we may receive mercy Ta ütleb siin, et me halastust saaksime, et me võtaksime vastu halastust and find grace ja leiaksime armu, to help us mis aitab meid in our time of need. meie vajaduse ajal. So when we receive the mercy, Nii et me saame halastust He opens our eyes to find ja ta avab meie silmad, et me leiame, what can help our communities, what can help our families, mis saab aidata meie peret, meie kogukonda and what can help us in time of need. ja mis saab aidata meid siis, kui meil on mingi vajadus. So I said, wow, this is a great benefit that we get from coming closer near to you. Ma nägin seda, et vau, see on nii võimas, mis on selle sees peidus, kui me tõmbume tema ligidusse. We receive mercy Me saame, võtame vastu ja saame tema käest halastust. and God opens our eyes to find grace. Ja Jumal avab meie silmad armule, me leiame selle armu In time of need. oma vajaduse ajal. We have a number of times of need. Meil on kogu aeg neid aegu, kus meil on mingi vajadus. Yeah, when need comes, mercy. Et kui tuleb see vajaduse aeg, siis me vajame seda halastust. And we need to find grace so that Yeah. need is met. Ja meil on vaja armu, mis täidab selle vajaduse. And so in the next 2 minutes that is remaining for us, Nii et 2 minutit on veel aega. I want us maybe to check out from the book of Jeremiah 29. Ma tahan, et me vaatame Jeremiia 28. Verse 12 only. Yeah, Nii, I'm just talking about the benefits that we have in drawing near to God. ma räägin siis sellest kasust. Mis on kasu sellest, et me otsime tema lähedust? We receive mercy.
me saame tema käest alastust and we find grace. ja me leiame armu. But in this chapter, each chapter, verse 12, 29, verse 12 says, then you will call on me and come and pray to me. I will listen to you. Ja Jeremiia 29:12. Siis te hüüate mind ja tulete ning palute mind ja ma kuulen teid. And verse 13 says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ja 13. salm. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. And 14 says, I will be found by you. Ja 14. salm ütleb, ja ma lasen teil mind leida, declares the Lord. kuulutab issand. I'll bring you back from your captivity, Ja ma pööran teie vangipõlve. and so forth and so on. Ja tal edasi tulevad need tõotused, mis siis juhtub. So we have the benefits Nii et on kasu küll, when we draw near to God. kui me otsime tema lähedust. And so exciting indeed. Ja see on tõesti põnev. It was a very good discovery for me. See oli nii meeldiv avastus mulle, And I know et ma tean, that it is more rewarding and beneficial et selles on tõesti kasu ja sellel on tõesti to tasu. all the time Kõigi nende kordade eest seek Him. või kõik need korrad, et me alati Wow, otsime teda. so good. Aamen. Let's just pray. Father, we thank you for we are yours. Palvetame. Isa, me täname, et me kuulume sulle. Lord, we pray that we discover how to draw near to you. Ja me palume, et me võiksime leida selle tee, selle viisi, kuidas tõmbuda sulle lähemale. To resist all those things that seem to appeal to us, more appealing. Kuidas seista vastu kõigele sellele, mis tõmbab meie tähelepanu ja näib olevat tähtsam. We resist the loudest voice of the enemy that seems to be appealing. Et me seisame vastu vaenlase häälele, kes on rääkimas nii tugevasti ja That he may ahvatlemas, flee from us, et ta jätaks meid rahule. that we draw near to you. Ja et me, isa, me tõmbume sinu ligi. Quite a number of things feel appealing, oh God, Nii palju asju on, mis tunduvad that are drawing us atraktiivsed away from God, ja mis tõmbavad meid eemale, meie tähelepanu eemale Jumalast. away from fellowshipping with brothers and sisters. Ja ka isegi pühade osadusest, vendade ja õdede osadusest, see tõmbab meid eemale. And Father, we pray Isa, me palume, that we may know that you exist et me võiksime tõesti anda endale aru, et sa and you oled are the olemas rewarder of those who diligently seek you. ja et sina tõesti tasud neile, kes sind ustavalt otsivad. And we thank you today. Me täname sind, It shall never be academic to us. et me ei muutu iial akadeemiliseks, It is always life vaid see on elu, that we have in you. et meil on sinus elu. We thank you for today and for this week. Me täname sind selle päeva eest ja selle nädala eest. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Thank you, Eddie, for this prayer. God bless you. Tänu bless. selle leiva eest. Amen. Amen. God bless you. Have a good day. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Halleluja. No nii. Mis me siis ütleme kokkuvõttes selle kõige eest? Oli ju hea. Nii lihtne. See on hämmastav, kuidas lihtsad salmid võivad saada inimesele plahvatuslikult suureks, mis on nagu teistele lihtsalt üle libiseda kinnine. Et tõesti, kui me, nagu seal Jakobuse kiri ütleb, et see mees, kes kummardades vaatas vabaduse täiuslikku käsu sisse, et kogu sõna hingab ju seda vabadust, on ju. Kogu sõna hingab meile välja rõõmu, rahu, õigsust, kuningriigi vabadust.
aga kuidas me ei näe, sest meie silmad on peetud, meie kõrvad on peetud. Kuskil ütleb ju, seal tsiteerib, et tema on teinud nendes silmad pimedaks ja kõrvad kurdiks, et nad nähes ei näeks ja kuuldes ei kuuleks. Et kui tihti me oleme tõesti sellest maailmast nii pimestatud ja kurdistatud, et kui me loeme seda vabaduse täiuslikku käsku ja kummardudes vaatame, siis me ei näe midagi. Me loeme seda, et kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas. No jaa, no mis seal on siis? Aga vaata, kui sa tõesti kummardad sügavale uurima, vaata niimoodi nagu kellassepp parandab kella, oled sa näinud? Või juveliir, kes oma binokliga lihvib neid kalliskive. Vaata, kui sa niimoodi kummardad, vaatama nii, nagu siin Aalik sellest rääkis, sa vaatad seda salmi, et kes Jumala ligi tuleb, peab uskuma, et ta eksisteerib. Ja nüüd sa jääd seda vaatama nagu kellasse oma suurendusklaasiga ja mõtled, vau, aga ma ei olegi endale kunagi päriselt sellisel viisil aru andnud, et kui ma tulen tema juurde, ma pean andma endale aru kogu oma olemusega, et ta on päriselt olemas, ta on olemas minu jaoks. Mina tunnen teda, ta on olemas, nii nagu see võrdlus, mis Aalik tõi, et kui keegi sinust kunagi linnas ei kuule, sind ei näe, nad ei tea, kas sa eksisteerid, nad ei tea, kus kohas sa oled, kas sa oled eluski enam, kas sind on olemaski, eks. Aga kui sa oled olemas, kui sa eksisteerid seal linnas, siis inimestel on võimalus sinuga kohtuda, sind näha, nad teavad, et sa oled olemas. Ja Jumal ütleb, et kui sa minu juurde tuled, siis teadvusta, et ma olen linnas, ma olen olemas, sul on ligipääs mulle. Ja sellisel viisil, kui sa pöörad oma südame, siis sa ka leiad temast. Ta ütleb, et ma lasen teil ennast leida, kes otsib, see leiab, eks. Vahel me mõtleme, et ma ei tea, sihuke tunne, et käin ka ringi ratast ümber linnamüüri ja ulun niisama, et pole sind kuskil, et ei leia nagu seda ust. Aga see käib usu, see uks käib usu kaudu ja läbi südame. Kui see käib läbi mõistuse, siis me vaatame seda, et ma ei näe, ma ei koge, ma ei usu, ma ei tunneta. Aga kui sa pöördud oma südamesse, see uks, sa astud läbi südame ukse, astud tema ette ja seal ta ongi. Et palvetamine on üks asi, vaata ta tõi nagu selle erinevuse, et nemad on seal Aafrikas väga tugevad palvetajad, sest et see palvemootor töötab neil kogu aeg. Nad võivad tundide kaupa ja ööd läbi palvetada. Kogu aeg selline valipalve on ju. Ja selline palve on ju, kui sa oled harjunud, sa oled, see on sinu jaoks rutiin, kõva häälega palvetada, isa, me tuleme sinu ette ja siis on need palveteemal ja palvetame kõik sellel teemal ja nüüd on järgmine teema, nüüd palvetame kõik selles suunas. Sa võid tundide kaupa palvetada niimoodi, et su süda ei ole Jumala ligi läinud. Sa oled teinud tohutut palvetööd, aga sa ei kohtunud temaga. Ja siis on nüüd vaja võtta see eraldi aeg ja otsida teda. Otsida nii-öelda issit, otsida seda isa süle või otsida nii nagu ülemlaulus pruut otsib peigmest taga, et su süda nüüd otsib teda. Ja see ei ole enam see palvemootor, et mis lihtsalt täidab oma kõik. Isa õnnista seda, isa tervenda see, isa aitab teda, isa kutsu see enda juurde, isa päästa see, isa vabasta see. See ei ole see nüüd, vaid sa paned selle palvemootori seisma. Ja lähed hoopis teistmoodi, ütled issi, kus sa oled. Sa lähed südame ukse kaudu ja isa ütleb, näe, siin ma olen. Ja Aalik tõi selle vahe välja, et palvetanud olen ma alati, aga et mis vahet seal on, miks ma pean eraldi sind veel otsima? Aga vaata, ta tõi täna välja need tõotused kõik, mis on mitte palvetajatele, mitte kohusetundlikele eestpalvetajatele, kes rutiinselt ja monotoonselt
toovad kõik need palveteemad kogu aeg Jumala ette, paluvad tema käest asju, paluvad kõike oma pere eest, oma kassi eest, oma koera eest ja nad on täna ära palvetanud. Need tõotused, mis ta täna luges, need ei käi palvetajate kohta sellisel viisil, rutiinse palvetöölise kohta, vaid need käivad nende kohta, kes otsivad teda päriselt, otsivad ta ligiolu, tema lähedust. Ja need on need, kes leiavad halastust, saavad halastust, võtavad vastu selle. See sõna halastus, mercy, see ei ole see, kui see eesti keeles kõlab hoopis teistmoodi, see sõna tähendus halastus on eesti keeles, see on lihtsalt kohutavalt muutunud. See mercy on hoopis midagi muud ja heebrea keeles, kui sa uurid selle sõna halastus heebreakeelset sügavat tähendust, vau, see on nii rikas, see on nii sügav, seal on kogu armastus, seal on kogu sinu poole sirutumine, seal on kogu Jumala headuse, kogu tema südame avamine. kõik see on seal. Eesti keeles on see, et umbes, et ma ei tea, halasta sellele hulkuvale koerale ja viida varjupaika, saab vähemalt süüa. Või ma ei tea, halasta sellele vanale hobusele, lase ta maha, et ta ei vaevleks. See halastus on nagu, see on ka selline halastajaõed on, kes seal hooldavad surijaid ja sellised sõnad on. See alavääristab või paneb meid nagu, et me leiame halastust, see on nagu umbes nii, et issand halasta mulle vaesele patusele, mussikesele. Tegelikult, kui sa vaatad nii inglise keeles kui heebrea keeles, eriti või mitte heebrea, kreeka keeles, ka heebrea keeles, kui sa vaatad nende sõnade sügavat tähendust, see on selline arm, mis sealt vastu vaatab ja samamoodi ka arm, et ütleb, et need, kes otsivad teda ennast, need pääsevad otse Jumala südame headuse varakambrisse. Ja Jumal ei keela neile midagi, kes otsivad teda, tema südant, tema ligiolu. Ja see armusõna ja nad leiavad armu. Mismoodi siis sa leiad armu? Jälle eestikeelne sõna, kui ta on muutunud selliseks religioosseks, see ka, ma ei tea, minu jaoks need sõnad kõlavad kohe kuidagi väga religioosselt. Aga kui sa lähed jälle ja uurid neid sõnu, mida arm tähendab, et see arm tähendas seda, kui sellist haaris, kus Jumal kummardab soosingus sinu poole, täiesti nagu nõjatub või kummardub sinu poole soosingus ja võtab midagi iseendast ja annab sulle. Jagab midagi, mis temal on, mida ta oskab, suudab, oma võimet. Ta võtab iseendast ja jagab sulle. Et see sõna, et need, kui sa tuled Jumala ligi, sa otsid teda, siis sa leiad selle Jumala südame headuse tohutu aardekambri avanemas sinu ees ja sa näed, kuidas ta kummardub sinu poole erilises soosingus ja võtab iseendast midagi, mida sul ei ole ja paneb sinu sisse ja annab sulle selle. See on see, et sa leiad selle ja sa avastad selle, et järsku sa oskad, mida sa ennem ei osanud. Järsku sa tead, mis tuleb teha. Järsku sul tekib usk, et ma saan sellest ülesandest jagu. Ma õpin selle asja ära või et ma tean, mida teha või ma saan järsku usu midagi kellegagi rääkida, kellegi poole pöörduda. Lõputult variante, aga kuidas sa selle said? Kuidas see äkki sul tekkis, see võime, see teadmine, see tarkus, see usk, see julgus, see tugevus? See on see, et kui sa otsid teda ennast, mitte lihtsalt ei palveta, vaid sa otsid teda ennast ja siis seal tema ligiolus sa kuuled ta häält ja ta
ta räägib sinu südames, su vaimus sinuga ja ühtäkki sa avastad endas selle jõu, julguse, tugevuse, rõõmu, tarkuse, südikuse ja asjad ei tundu enam nii hirmutavad, ei tundu üle mõistuse, üle jõu. Ühtäkki sa koged, et kui teised sellest üle saavad, saan mina ka ja sul on usk ja sa järsku kasvad. Aga see kõik on see, et Jumal kummardab soosingus sinu poole, võtab midagi iseendast, oma võimekusest ja paneb sinu sisse tema ligiolus. Et tõesti võib vaadata, me oleme kõik teame, oleme näinud inimesi, kes võivad terve elu palvetada, põlvili maas palvetada, nuttes ja nina nuusates palvetada. Ja sa eriti ei näe nagu nende elus midagi väga erilist toimuvat või midagi erinevat. Üks asi on tõesti ainult palvetada ühepoolselt. Ütleme nii, et sa koputad uksele kogu aeg ja lähed ära, koputad, lähed ära, aga sa ei astu sealt uksest sisse. Et meie palved võivad olla küll see tihtipeale nii, et me lihtsalt kõmistame seal ukse taga. Me kobistame ja klopime ukse taga ja see on meie palve. Koputame, taome ja siis on meie palveaeg täis, me oleme kõik asjad seal ukse taga ära öelnud. On ju palved ette lugenud läbi ukse, eks? Ja siis me pöördume sealt uksemati pealt ära ja läheme oma päevaga edasi. Aga me koputasime, aga kas sa astusid sisse? Saate aru, mis ma mõtlen? Saate aru, ma usun, et te saate aru. Et sa palvetad oma palved ära ja lähed tööle või palvetad oma palved ära ja lähed kööki süüa tegema või paned teleka mängima või sa koputasid ära, aga sa ei astunud, kuna uks ei olnud lukus muide. Oleks sa pannud käe lingile, ukse lahti teinud, oleks sa astunud otse Jumala ligiolu. Ja seal palved vakatavad, seal jäävad palved vait. Ja siis sa oleksid saanud tema käest. Kas ei ole selline pilt, et me esitame oma palvesoovid ukse taga? Jätame oma palvesoovid sinna ukse pilusse. Nii nagu seal Jeruusalemma nutumüüri ääres topitakse palvesoove sinna pragudesse. Me seisame Jumala ukse taga, uks ei ole lukus tema laste eest. See on lahti, astu sisse. Ja sa jätad oma palved ukse taha või paned kirja sellest avast, libistad sisse ja lähed ära. Võibolla on terve pakk neid palveid. Võibolla seisid tund aega seal, 3 tundi seal ukse taga ja ladusid neid palvekirju sealt ukse vahelt sisse. Ja siis pöördusid ära. Aga tegelikult isa istus oma tugitoolis seal ja ootas, millal sa ukse tagant sisse tuled. Sa oleks pidanud ainult käega ukselinki vajutama, sisse astuma ja nüüd sa oleksid olnud otse tema palge ees. Ja sa oleksid saanud ja leidnud seal need vastused. Kõik on selle taga, kas me võtame aega tema ligiolus, kas me jääme vait tema ligiolus, et vastu võtta, et saada. Üks asi on lugeda palveid ette, teine asi on minna tema ligiollu, siseneda ja oodata tema ees ja nüüd võtta vastu need armu annid, kui ta armastuses, tohutus südamesoojuses. Mul tuli meelde see sõna halastus. Ta on kõige halastuse Jumal. Ja see heebreakeelne sõna oli rahem, minu meelest midagi sellist, rahem. Ja see tähendas ema-üsa. Nii et vaata, kui me räägime sellest eestikeelsest halastusest, see ei kõla üldse sellisena nagu heebrea keeles, kus on ema-üsa. Ta on ema-üsa Jumal. Ta on see Jumal, kes hellitab sind iseendas, nii nagu last ootav naine kannab last sellise õrnuse, sellise armastusega, sellise soojuse,
sellise poolehoiu ja ootusega. See on see sõnanalastus. Nii et me leiaksime või jah, et me saaksime armu. See on see, et me kogeme seda armastust, mida Jumal tunneb meie vastu, nii nagu lastootav naine tunneb lapse vastu oma kõhus. Et see ligiolu, see, mida me tunnetame, selles on kõik vastused, selles on jah ja aamen, selles me oleme kõik kätte saanud, nagu Jeesus ütleb, et kui te palvetate, uskuge, et te olete kätte saanud. Uskuge. Nii et ta ei ütle seda, et palvetage ja ärge muretsege, Jumal kuulis ja vastab. Ta ütleb, kui te palvetate, uskuge, et te olete saanud. Vaat selles on see moment, kus me astume sisse, et ka vastu võtta. Ja me saame tema käest kinnituse, et ta kummardub soosingus meie poole ja võtab iseendast seda, mis tal on ja paneb meie ellu ja paneb meie hinge ja paneb meie vaimu ja paneb meie südamesse ja paneb meile mõistusesse seda, mida meil ei ole, mida meil oli vaja. Nii et vot selline väikene, mitte väikene, üsna suur erinevus, mis täna minu jaoks siin selles hommikus ilmsiks sai või eest nagu selgeks sai, et miks me tihtipeale nii pikalt käime nagu ümber sama mäe ringiratast nagu Iisrael. Me palvetame. Me käime ringiratast, aga me ei astu sisse tema lähedusse, et nüüd saada ja leida ja vastu võtta. Me läheme ära ja meie hing on sama tühi kui enne. Aga tema ootab, et sa paned käe ukselingile ja astud sisse. Nii et teeme seda täna hommikul. Teeme seda täna hommikul. Kes tahaks palvetada? Ja tänu Jumal. Tänu sulle, Isa Jumal. Tänu sulle, Isa Jumal. Et sina tead täpselt, mida me igaüks vajame. Ma tänan, Isa Jumal, et sinu sõnad on vaim ja elu. Tänu sulle, Jumal, selle laua rikkaliku kaetuse eest, et sa tood esile need imelised sõnumid, mis on tegevad meie sees. Isa, sina saadad oma sõna selleks, et parandada, tervendada, ehitada, et tuua valgus, et tuua elu, et tuua oma iseenda, sinu isiku ligiolu selleks päevaks, võttes vastu Jumal siira lapse usuga need elavad sõnad. Ja ma tänan, Isa, et tõesti need sõnad ei kukkunud mujale kui heasse pinnasesse. Tänu sulle, Jumal, et sul on tähtis meie süda, sest südamest lähtub elu. Ja see on nii ja see on tõsi, Jumal. Lahus südamest ei ole kuningriiki, sest sinu kuningriik liigub kõik ainult läbi südame. Selle pehme lihaselise südame. Ja see on ka minu palve olnud igapäevaline. Hoia, Isa, me südant. Aita, et see ei kivistuks ega ei läheks kõvaks. Kogu nende olukordade ja selle elu tõttu, mis meie ümber keerleb vahest. Isa, hoia me südant ja aita meil olla need, kes teadlikult ja tahtlikult seda ise teevad. Ja Jumal, see on ka nagu prohvetlik sõna, et palvetada ette juba, et armu abi leida teatud olukordades,
ka sellel päeval ja järgnevatel päevadel. See on jumalik tarkus, mis on taevast, mis on sinu südamest tõesti tulnud, Isa, meile, et armu abi leida õigel ajal. Aitäh sulle, Jumal, et see on sinu arm, et me saame seda abi alati õigel ajal, sest sa oled üleloomulik Jumal ja üleloomulikkus on sinul otse kui loomulik. Tänu sulle, Isa, et ma võin õnnistada seda eelolevat nädalat. Tänada, Isa, et armu abi on iga üksiku jaoks alati õigel ajal. See on selline ettehooldus, see on selline abi taevast, kus meie võimekus, Isa, alistub nagu sinu suurusele, kus me võime näha nendes olukordades sinu suurust, mitte seda oma puudulikkust, vaid näha seda, kes oled sina, Jumal, et sina suudad kõik meie läbi teostada siin maa peal. Halleluuja. Tänu sulle, Isa, Aaliku eest, et ma võin õnnistada teda, tema peret. Tänu sulle, Isa, et sa ilmud nende palvetes, et sa jätkuvalt sinu ülevool nende elust ja nende läbi ja sinu poole, Isa, on niivõrd reaalne ja üleloomulik, et sinu leib paljuneb väga väeliselt ja võimsalt, nii et paljud saavad toidetud ja see on tõesti eluks, vaimuks ja tarkuseks. Ma õnnistan, Isa, seda päeva ja kes ka tööle lähevad. Tänu sulle, Isa, et sinu ligiolu on see, mis on, kelle nimi on ustav. Sest sina oled ustav Jumal. Ja ma lihtsalt õnnistan igat üksikut ja tänan, et kus meil on minna, Jumal, kui sinu juurde tulla. Ja tänan, et see päev on õnnistuse päev, see päev on valguse päev. Isa, ma kuulutan valguse võitu pimeduse üle. Ma tänan, et sa oled tõesti üle kogu meie olukordade, üle kogu meie arusaamiste. Tänu sulle, Isa Jumal. See on nii kallis, Isa, et sa läkitad taas ja taas sõna. See on nii kallis, Jumal, et me leiame armu sinu silmis. See on nii kallis, Isa, et me süda ei tuhmu ega muutu kõvaks. See on nii kallis, Jumal, et sinu vaim on niivõrd tegev meie sees. See näitab seda, et kui õnnistatud, kui hoitud, kui kaitstud me tegelikult oleme, hoolimata sellest, mida me näeme või mida me ei näe. Jeesuse kallil nimel. Amen. Amen. Isa, ma tahan ka tänada sind selle meeldetuletuse eest. Isand, sinu lapsed on nii ustavad. Nad palvetavad ja palvetavad ja palvetavad. Tõesti nii, nagu sa näitasid. Nad palvetavad ukse taga, pea lungus. Seisavad käed koos, palvetavad sinu ukse taga. Ja küsivad, miks me palvetame, kui sa seda ei näe. Miks me räägime sulle kõiki neid asju, kui me ei saa aru, et sa kuuled. Aga sina ütled, miks te ei astu sisse, mu süda on avatud teile. Astuge usu kaudu sisse, uskuge, et ma olen kodus. Uskuge, et ma olen olemas teie jaoks. Miks te ukse taga seisate ja neid palvesoove mulle läbi ukse toote igal hommikul, igal õhtul, ustavalt toote mulle posti, et ma teie kirjad läbi loeks ja teile vastuse saadaks, aga te ei taha isiklikku suhet. Te ei taha astuda minu juurde sisse ja veeta aega koos minuga ja lasta minul teile rääkida ja et meil oleksid vestlused, et me saaksime veeta aega kahekesi koos. Miks te ei taha tulla sisse ja veeta aega minuga koos?
jah, ma vastan teie palvetele, aga kirjadele vastamine võtab alati aega. Kui te tuleksite ja istuksite minu palge ees, minu ligiolus, nii nagu Maarja Jeesuse jalge ees, te saaksite oma vastused kohe. Ma ei peaks teile nii-öelda kirju kirjutama ja teile vastuseid ringiga saatma. Te saaksite oma vastused minu suust kohe, sealsamas saaksid teie vastused pitseeritud. Tulge julgusega, astuge sisse, mu lapsed. Isa, ma tänan sind selle sõna eest täna hommikul, et sa kutsud meid usu läbi sisenema sinu eluruumidesse, sisenema kõige sinu headuse, sinu armu varakambritesse, nagu lapsed vaadates, uudistades ringi, kõike seda imelist au ja armu, mis on sinu juures. Isa, me võtame liiga vähe aega, et imetleda sinu palet, et olla sinu ees, sinu ligiolus. Isa, ma palun tõmba oma lapsed täna uksest sisse. Isa, ma palun igaühe pärast, kes on unustanud, kuidas panna kätt ukselingile ja ust avada ja tulla sinu auhiilguse kambrisse. Isand, ma palun igaühe pärast, kes on kaotanud su ligiolu, kes käib ukse taga palvesoove esitamas, koputamas, aga ta ei astu sisse, vaid pöördub alati kurvalt ära, et jälle ei olnud Jumala ligiolu. Isand, me oleme ise unustanud, kuidas ust avada, kuidas tulla sinu ligi. Isand, ma palun igaühe pärast, meie kõigi pärast, et me täna otsustaks. Ma täna astun sisse. Ma täna istun sinu aus, sinu ligiolus. Ma täna panen oma suu kinni ja kuulatan oma südames ja lasen oma südamel kuulda sinu käest ja saada sinu käest otse kõik oma vastused kõigile küsimustele, mis mul on viimastel päevadel olnud. Isa, ma õnnistan sinu lapsi ja ma palun tõesti, et sinu ligiolu saaks meie leivaks. Nii nagu Jeesus ütles, inimene ei ela ükspäinis ajalikust abist, ajalikust leivast. Te ei ela oma palvevastustest, mida teil on eluks, igapäevaseks eluks vaja. See ei ole teie leib, vaid teie tegelik leib, mis teid rahuldab, õnnelikuks teeb, üles tõstab, valgusega täidab. Tegelik leib on sõna Jumala suust, aga see tuleb vahetus ligiolus. See tuleb vahetult isa ees istudes ja tema valguse paistuses teda imetledes. Isa, ma lihtsalt tänan sind, et sa annad meile seda ligiolu leiba. Isand, et me saame nii rahuldatud, nii täidetud nagu banketilaua ääres, kui me oleme sinu ligiolus ja kui me ka vaikime sinu ligiolus, toomata neid pikki palvenimekirju. Isa, ma palun seda ajatut leiba. Ma palun sinu ligioluga täitumist igale sinu lapsele. Jumal, meil ei ole siis muresid ja meie tühised palvesoovid, need kahvatuvad. Me paneme isegi väga palju palvesoove kõrvale, sest sinu ligiolus me teame, et need on ju nagunii juba täidetud, ma ei pea seda kogu aeg kordama ühte sedasama, vaid pigem ma tõesti nagu käsn, ma imen ennast täis sinu valgus, sinu ligiolus, sinu palgepaistuses ja lähen siis ja tõesti imed juhtuvad minu ümber sellest ligiolust, mida ma kannan, mitte nendest korratud palvetest, mida ma iga päev monotoonselt kordan. Isa, ma palun, et tõesti toimuks üks muutus ja üks vahetus. Kõik need, kes on otsinud sind oma hingepalvetega ainult ja ei ole kogenud sind. Isand, ma palun, et toimuks üks muutus ja nad söandaksid astuda sisse su ligiollu, kus enamus palveid on vastatud lihtsalt sellest, et me täitume sinu lähedusega, sinu õnnistusega sinu ees, Jeesuse Kristuse nimel. Isa, tulgu sinu arm praegu iga kuulaja üle.
tulgu su ligiolu arm, tulgu sinu ema-üsa sarnane hoolitsus, õrnus, armastus, halastus igaühe üle, kes kuulab, et me võiksime vastu võtta selle jah ja aamen. Kõik meie südamepalved on vastatud. Need on kirja pandud ennem, kui me need välja ütleme. Nende vastused on tagatud ennem, kui me need esitame. Sinu ligiolus me avastame seda, et kõik, mida iganes me igatseme oma südames, sinus on need ammu jah ja aamen vastatud. Need vastused on käes. Nii nagu sa ütlesid Saulile, kes otsis oma isa ja ema eesleid. Kui Saul jõudis lõpuks prohveti ette, Samueli ette, siis see, mida Jumal sinul oli Samueli kaudu Saulile öelda, oli hoopis teine asi. See oli hoopis midagi muud. Sa rääkisid suuri asju, kui Saul tuli prohveti ette. Sa rääkisid, et Saulist saab kuningas. Saul otsis eesleid. Aga sina ütlesid, need eeslid on ammu leitud. Ära sellepärast muretse, tule ma räägin sulle palju tõelisemaid, palju suuremaid, palju tähtsamaid asju. Isand, ma palun, et ka meie, kui me kogu aeg käime ringi ja otsime nii-öelda oma ema eesleid, oma isa ema eesleid, otsime oma neid palvesoovide vastuseid. Jumal, kui me tuleme sinu ligiollu, siis sa ütled ära sina sellepärast muretse, selle eest on ammu hoolitsetud. Tule ma räägin sulle hoopis palju suuremaid asju. Tule ma räägin sulle sinu tulevikust. Tule ma räägin sulle sinu identiteedist. Tule ma räägin sulle, kuhu ma sind sean, kelleks ma sind sean, millega ma sind täidan, iseendaga. Isand, ma palun tõesti, et seesama asi juhtuks igaühega, kes kuulab, et me jätame nende ema eeslite otsimise, mis on ammu leitud. Ja me tuleme ja avame oma südame sinu häälele ja sina räägid meie südamesse hoopis palju suuremaid asju, mis sul meie jaoks on. Sest sa ütled, et sina tunned mõtteid, mida sa meie pärast mõlgutad, mida sa meie pärast mõtled. Need on tõesti rahumõtted, need on õnnistuse mõtted, et anda meile üks imeline, võrratu, uskumatu, üleloomulik tulevik. Aitäh, isa. Isa, me võtame vastu sinu käest täna. Ja nendel päevadel, mis meil ees on, me võtame vastu seda armu ülirohkesti. Räägi meile meist endist. Räägi meile meie tulevikust. Räägi sellest, mis on nii palju kõrgem tase kui need tühised asjad, millega me tihtipeale oma palveaega täidame, et oleks nii-öelda punkt kirjas ja palved ära palvetatud. Isand, ma palun, et tõesti me oskaksime ja taipaksime panna kõrvale selle, mis on tühine või mis on nii elementaarne, mida ei ole vaja sulle meenutada ja pigem tõuseksime sinu ette ja laseksime sinul, sinu häälel ennast õnnistada ja tõsta nendesse dimensioonidesse, kuhu sa tegelikult oled määranud meid käima. Jah, nii nagu Peetrust ja Johannest, kes ütlesid, et hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mida mul on, mida meil on, seda me anname. Meil on Jumala vägi, meil on Jumala ligiolu, meil on Jumala au, meil on Jumala kõik. Ja seda me saame välja anda. Isa, me tahame täituda kõige sellega, mis oli ka Peetruses ja Johanneses. Me tahame täituda sellega, mis on tõeline valgus, mis on tõeline vägi, mis on tõeline kuningriigi au. Isa, me jätame oma igapäevased palved, mida ei olegi vaja paluda, sest sa oled öelnud, et sa oled annetanud meile juba, sa oled andnud meile kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Ja isa, me sirutume sinu poole, et kuulda sinu häält ja kuulda, kuidas sina puhastad ja täiendad ja tõstad üles meie identiteedi
et me mõistame, et me oleme üleloomulikud olendid, et me oleme ülevalt sündinud Jumala pojad, kes peaksid käima hoopis teises dimensioonis ja kellest peaks kiirgama sellist valgust, et maailm vakatab, kui meid näeb ja et nad kogevad su ligiolu, kui meie kuhugi tuleme ja nad tulevad patu tundmisele lihtsalt sellepärast, et nad on sattunud Jumala valgussõõri, kui meie kuhugi ilmume. Isand, ma palun, et me lõpetaksime ukse taga seismise ja koputamise ja astuksime täna sisse tõelisesse tegelikku reaalsusesse, tõesse endasse ja liguneksime sinu tões, kuni me oleme sellest läbi imbunud ja sellega üheks saanud, et me ise saame sinu kuningriigi reaalsuseks, sinu kuningriigi tõeks. Aitäh sulle, Isa. Isa, me õnnistame su palet täna. Me õnnistame sinu ligiolu, sinu laste ümber ja üle ja sees. Isa, aitäh sulle, et sa oled meie jaoks olemas, nagu Aalik ütles. Kui me tuleme sinu juurde, siis me peame uskuma ja Isa, me usume, et sa oled päriselt ka siinsamas ja sa oled meie jaoks olemas. Aitäh sulle, Jeesuse Kristuse nimel. Amen.